Nii, tervitused, üks kiire kokanurk siis peale kalaretke ja valmistame täna siis selle raamatu järgi siin parimad palad valgest kalast ja sellise retsepti järgi nagu vimb provintsi moodi siis. Tegelikult retseptis on mainitud turska, aga siin raamatus on öeldud ka, et võib alati kasutada mingit muud valget kala või lähtuda enda maitse eelistustest. Ja muidugi kala, mis hooajal parasjagu saada on, et aga peaasi, et oleks valge kala tekstuurilt, muidugi võivad nad erinevad olla, aga katsetame. Vaja läheb meil siis selleks soola, pipart, purustatud tomateid, oliive, siis on siin ongi provintsi ehk prantsuse ürdisegu, millega me seda maitsestame pärast. Lisaks soolale, piprale, sibul, paprika, kooritud küüslaugu küüned ja muidugi põhiline asi, värsket vimba on vaja, mis mul on siin juba siis ära tükeldatud umbes 2 sentimeetriteks tükkideks ja natukene pannile siis õli. Ja siin ongi selline kiire, lihtne, midagi keerulist ei ole, ainult vaja ongi tükeldada põhimõtteliselt paprika ja sibul. Sibula lihtsalt poolitame ära ja lõikame ta niimoodi õhukesteks viiludeks. Paprika ka pooleks ja umbes 5 millimeetrised siuksed ribad. Nii ongi siis tükeldamistöö tehtud, rohkem ei olegi vaja, sibul, paprika sai nüüd siin ära tükeldatud. Lähme siis edasi, vaatame, kuidas siit. Kõigepealt siis kuumutame panni peal ära umbes 1 supilusikatäis õli. Siis panemegi pannile sibula, viilutatud, tükeldatud paprika ja küüslaugu küüned korraga kõik siia panni peale. Ja kuumutame neid seni, kuni need lähevad siin pehmeks. Nii kui paprika, sibul ja küüslauk on nüüd pehmenenud, nüüd lisame ära 1 purgi 400 grammist purustatud tomateid. Et retseptis oli seal tegelikult 2 purki, aga see oli 500 grammi valge kala kohta, ma kaalusin ära, mul oli kuskil 350, vähendasin siis koguseid. Niimoodi. Nii, seejärel oliivid, paneme siit terved oliivid. Ma ei tea, retseptis oli 12 oliivi, paneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vahet ei ole siis, natuke vähem. Paljudele, ma tean, oliivid ja maitse mulle meeldivad. Nii, purustatud tomat, oliivid läksid ja siis lähebki see 2 teelusikatäit seda provintsi maitseaine segu. Maitsestame nüüd sellega selle mööksi siin ära.
provintsi ehk Prantsuse ürgisegu siis. Lihtsalt hautame seda veel mõnda aega, kõige viimasena lähevad kalad natuke kuumust ja juurde. Nii, ja siis kõige viimasena lisamegi need vimma fileetükid. Et need tahavad jah kõige vähem seda kuumust saada, et lasta neid natukene haududa, kuni ta muudab värvi ja kahvliga torgates siis laguneb ehk liha oleks valmis, et üle ei küpsetas ikka õrk liha. Segame ära. Vimb on sees. Ja jah, täpselt nii kaua lasta nüüd haududa, kuni kala on valmis. Nii, kui need kalatükid on nüüd siin valmis saanud, siis kõige viimasena keerame kuumust maha nüüd. Maitsestamegi ta nüüd ära veskist, siin ei ole. Pipart natukene. Ja maitse järgi siis jah, ja sool pisut. Ma enne küll ei maininud, aga näpu otsaga suhkurt oli ka tegelikult retseptis, aga paneme seda ja põhimõtteliselt näpu otsaga hästi pisut. Saame ta siin ettevaatlikult nüüd ära veel. Nii sai see hautis siis valmis ja serveerisin ta taldrikule nüüd ära ja vaatame, mis maitsega on. Arvan, et see vimb võib-olla ei ole selles suhtes kõige parem valik, aga selline pehme liha ja pudrune, kondine, see on põhiline miinus. Aga maitse on minu meelest küll väga hea. Ma ei tea, kui ainuke miinus on need kondid, aga minu meelest sobib siia suurepäraselt. No, siuke proovivärk. Kõrvale vabalt võiks keeta riisi, keedukartulit või mis muud sellist. Pool päeva on ees veel, mõtlesin, et teeks ühe õngitsemise ka siia otsa veel. Prooviks korgiõngega veel kevadis särge vimba, kuigi lootused ei ole eriti suured. Ilm on selline talvine. Nii, Vigala jõe ääres täna siis ja proovime korgiõngega esialgu. Pärast võib-olla viskab tonka ka sisse. Oleneb palju siin toimetamist on ja võimalus siis saada siit särge ja vimba. Ükskord ma avastasin siin, tulin meresärge proovima ja tuli hoopis särge ja vimba segamini isegi. Kuigi praegu olud on 0 kraadi, sajab kerget lumekirmet ja ei tea, võib-olla on kalal suu lukku pandud üldse. Kuigi on 20. aprill, varasematel aastatel sel ajal on olnud tegelikult parim aega. Neljameetrise Bolognese tüüpi teleskoop. Käsiõng siis. 5-grammine kork, tina 5 grammi samamoodi ja pealiin on mul siin 0,16. Lips oli vist 0,12 ja väikene konks, number 12 Owneri konks. Selle söödastame kuskil, ma arvan, 3 tõuguga. Samamoodi teeme siia söödasegu, et ilma selleta jah, võib ainult juhuslikku kala tabada, et ilm ei ole ka kõige soosivam just. Mingi särjele mõeldud, aga ma usun, meeldib vimmale ka. Siia segan sisse mingid maitseaineid ja natuke vett ja viskame söödapallid sisse. Iseenesest ilmal muud häda ei ole, täitsa tuul on maas, vesi suhteliselt peegel, veidi kõrge on, aga vaatame.
mis toimuma hakkab, siis oleme kogu selle paki sisu siia ära ja tallid valmis, 3 tükki ja viskame need sisse ja nii, paneme siis 3 tõuka otsa, viskasin mingi 4 söödapalli alla. Vaatame, kas õnnestub siin söödaplatsil siis tabada nii särge kui vimba. Särjake vist täitsa kohe olemas. Opa. No vaatame, äkki saame vobla särge siis. Viskame esialgu sumpa, pärast vaatame, mis teeme. Eelmine aasta tuli siit meresärge, kohaliku särge ja vimba segamini. Vimba oli igavesti äge korgiõngega tõmmata. Vist järgmine särjekene. No. Ja laseks seda küüslagu spreid peale, vaatame, kas see mõjutab natukene. Kala siin küll all ei ole. Eriti. Nii. Midagi kobedamat. No nii, mis see on siis? Särjekene. Küüslagu sprei talle sobis igal juhul. Ei toimu selle korgiõngega midagi, need 3 särge tulid vaikus majas. Panen ühe tonka sisse, vahetan selle konksu ära. Number 4 konksu asemel panen siin väiksema. Söödastan tõuguga ära, viskan selle sinna eemale sisse ja vaatame veel pärast, et äkki kuskilt midagi tuleb nüüd. Ilm jah, siin 0–1 ümber, lumekirme pidevalt tuleb ja siuke kõle ja talvine. 4 tõuku otsa. Viskame siia kuskil natuke eemale. Enda püügiplatsist siia. Vaatame, huvi pärast. Las tiksub siin ajaviiteks. Tiksume ise korgiga siis veel edasi, et äkki meil midagi toimub. Kal oli juba üks võtt, aga ma ei viitsinud joosta, ta 2 korda lõi ja ots on praegu paigal. Pärast kontrollin. On otsas siis on, aga ja seal ots ikka võbiseb õrnalt, võib-olla mingi särjepojakene on seal
toimetamas. Vaatan korra. Ei tea, kontrollime igaks juhuks siis. Ei ole. Aga tõugud on ka persse pandud. Korraliku ampsuga. Paneme uued siis. Päike on nüüd vähemalt korralikult välja tulnud. Äkki paneb siin selle kala aktiivsemaks sööma. Niimoodi, tuleb midagi, see on vimb, mulle tundub. See on vimb. Või hoopis. Ei, vimb see ei ole. Ai. Turb hoopis. Hoopis turb. Tuli platsi. Korgiõngega üks turb. Seda on ka tore tiridega. Särreks ma ei pidanud teda, aga ma arvasin jah, et vimb. Nii, selline asjandus tuli siin. Hea küll. Sulle vimba. Aga vaatasin, et jube raskelt tuleb. Voogeldes ja sellest ma sain jah kohe aru, et särgi all. Aga väga lahja, väga lahja. Ütleme nii, et aastat pole vennad. Täpselt aastaga tagasi 20. aprill sama koha peal tuli siit vimba särge päris kenasti. Vaatame, kas see kork veel teeb siin midagi. Viskasin ühe söödapalli ka vahepeal juurde. Kuidagi nende eelmiste peale ka siin keegi kohale ei tulnud või ei ole lihtsalt kalal isu ja see ilm on tal suu luku pannud. Ja küll pakin siin asjad vaikselt kokku ja lõpetame selle päeva siin ära. Ei ole mõtet punnida. Ja nende 3 särrega ei ole ka midagi teha. Viskame need tagasi. Ehk siis vaatab, korra tahaks veel tulla õngitsema, et kui siin aprilli lõpus või mai algul veel pärast mai alguses siin veel särele ja vimmale pihta saab enne keeldu. Et teeb äkki uue õngitsemise ja läheb siis juba paremini. Ehk siis vaatab.